head järvamaalased, külalised. Nagu öeldud, minu nimi Ülle Puustusmaa ja PDA Consultingust. Ja olen kokku puutunud lisaks Järvamaale ka peaaegu kõigi teiste maakondadega Eestis, ise lõunaeestlasena siit oma elu jooksul tuhandeid ja tuhandeid kordi läbi sõitnud. Aga ma pean ütlema, et aina enam on mul põhjust siin pidama jääda. Ja see on kõik tänu teile ja teie tublile tööle. Aga kindlasti kõik kohad on turundamist väärt, kui kohe vastata sellele küsimusele, mis mulle siis tänaseks ettekandeks nagu ette anti. Ja panin alustuseks siia ette ühe pildi, et kes siis võiksid olla need meie eeskujud, kellest me oma turundusplaane tehes lähtume. Kas just konkreetselt need on eeskujud jääb mõtlemiseks, et kui me siit otsime seda Eestimaad kusagilt ja Järvamaad, siis kahjuks siin seda kollast mummukest ei ole. Siin on siis maailma 750 suuremat linna, kes ka kõik mõtlevad, kuidas ennast turundada, kuidas kutsuda sinna elama uusi inimesi, kuidas olla atraktiivsem ettevõtjatele ja kuidas olla atraktiivsem turistidele. Aga seal meie kandis üleval pool need kollased mummukesed ei ole sugugi nii tihedalt ja seal on lootust. Konkurents ei ole nii tihe. Aga loomulikult kõik ei ole konkurentsis ühel positsioonil. Ja see ei ole sugugi mitte koht nukrutsemiseks, nii ei peagi olema. Sest me kõik konkureerime ju erinevate argumentidega, mis on olulised erinevate sihtgruppide jaoks, erinevate inimeste jaoks, erinevate ettevõtete jaoks. Kõige olulisem siin on leppida selles kokku, mis on see väärtus, mis on see, mida me ise peame oluliseks, mida me ise hindame, nagu siin see väärtustamise mõte kõlas juba täna sissejuhatuses ja ma olen väga selle poolt, sest see, mida me ise väärtustame, millest lugu peame, mille arendamisse panustame, see sõnum tegelikult omab jõudu ja kaalu ka siis, kui me seda sõnumit väljapoole räägime. Ja teine väga oluline asi on see, et me ei saa olla hea kõigi jaoks. Me peame täpselt läbi mõtlema selle, kelle jaoks ja kuidas me siis oma panuseid paneme, sest et alati on ju vähe aega, vähe raha, vähe inimesi, vähe võimalusi. Võib-olla tuleb tuttav ette üks tsitaat. Maakond on parim paik elamiseks, töötamiseks ja puhkamiseks. Praegu vist peaksid olema asjad pisut paremaks läinud, kuid mõned aastad tagasi võis sellise lause leida praktiliselt iga maakonna arengustrateegiast ja iga valla arengukavast. Järelikult tuleks millelegi keskenduda, järelikult tuleks kellelegi keskenduda. Ja võib-olla juba korrates oma varasemalt öeldud mõtteid, kuid see on minu meelest kõige alus, tuleks välja tuua see, mis on konkreetse toote, jah, ka kohatootest saab rääkida, Järvamaast kui kohast, kui paigast, kus on võimalik tegutseda, mis on selle kandev idee, mis on selle eripära, mis on selle väärtus. Ja just väärtus, kelle jaoks. Et kohaturunduses tegelikult kehtivad samad reeglid, mis iga toote ja teenuse turunduses. Ja just sellepärast mõni kuu tagasi, aasta alguse poole, oligi Omavalitsuste Liidu algatusel võetud ette siis Järvamaa kohaturunduse strateegia koostamine, nende asjade läbimõtlemine, millest ma just rääkisin, ja praeguseks on üht-teist kirjas. Nagu iga strateegiaga ei ole midagi kivisse raiutud ja kui natuke miski muretsema pani selle strateegiaprotsessi juures, siis võib-olla kõige suurem murekoht oli see, et väga vähe inimesi oli selles protsessis kaasatud. Oli küll pakutud välja seda võimalust, aga nagu ikka, töö tahab ka tegemist, nagu me ütleme. Ja sellepärast ma mõtlengi, et kui te veel ei ole tutvunud selle strateegiaga, siis soovitan seda teha. Omavalitsuste Liidu kaudu kindlasti saate selle ligi ja teie mõtted, täiendused, edasiarendused,
kõik on väga teretulnud, sest kui me omaks võtame need asjad, mis seal kirjas on, siis me saame parema tulemuse. Või kui midagi vaja muuta, siis seda saab teha. Ei hakka siin ette lugema, aga võite pilgu peale visata ja tõenäoliselt pärast saate ka need konverentsi materjalid, saate täpsemalt lugeda. Et vaatasime korraks, kuidas Järvamaa paistab. Kuidas ta paistab järvamaalastele endile ja kuidas ta paistab välja poole. Et näete, et nii mõnedki asjad on kattuvad, mis on väga tore, aga teatud asjade osas on meil siiski päris palju ära teha, eriti kui me vaatame esimest lauset seal, et koht, kus sõidetakse lihtsalt kiiresti läbi, eriti pärast Mäo risti valmimist ja kus justkui midagi tähelepanu tõmbut ei ole. Siin on just see koht, kus kohaturundusel ja meil kõigil on hästi palju ära teha. Aga vaadates ka muid allikaid, et noppisin välja mõned faktid või mõned näitajad, mis nagu statistikas ikka on asju võimalik näidata erinevat pidi. Et just valminud struktuuritoetuste kasutamise ja nende regionaalarengule avaldunud mõju uuringust on mõned välja võetud, et SKP Järvamaal elaniku kohta on 5. kohal Eestis. Pole paha tulemas, kas pole? Või siis netosissetulek jällegi 4. kohal. Väga hea. Ja samuti ettevõtete juurdekasv perioodil 2007–2013, mis oli siis eelmine struktuurivahendite periood, on üks paremaid näitajaid. Kui me võtame järgmise pildi, mis, ma ei tea, kui hästi see näha on, aga näitab siis maakondade SKP osakaalu Eestis. See on tavaliselt seal, millega opereeritakse ja siin see pilt sugugi mitte nii hea ei ole. Järvamaa on seal kusagil kuldsete keskmiste hulgas ja punktikese võrra on see olukord isegi halvemaks läinud selle perioodiga. Aga siin ei ole ka midagi eristuvat teistest maakondadest, sest eest on ära näinud just nimelt Tallinn ja Harjumaa. Nüüd see pilt, isegi kui te ei näe numbreid, siis kõige esimesel kohal on Järvamaa. Väga uhke. Mis see küll olla võiks? Kas keegi oskab arvata? See on just nimelt eelmisel programmiperioodil Järvamaale tulnud eurotoetused ja taaskord inimese kohta tuleb siin öelda, et kes on selle dokumendiga lähemalt tutvunud või näinud ka hommikutelevisioonis on tutvustus selle kohta, siis selgitus siia juurde kohe peaks olema, et jah, väga suur osa sellest on just nimelt Mäo liiklussõlmel, aga ikkagi kindlasti on suur osa sellest rahast olnud teie elujärge ja ettevõtete elujärge parandav. Ja kinnitleb seda minu väidet ka see ilus järgmine pilt, kus Kesk-Eestis südamaal on üks maakond kõige tumedamat värvi. Ja see värv näitab seda, et Järvamaal on tublid, arukad, mõistlikud ja oma tööd hästi oskavad inimesed, sest see pilt näitab seda, kui edukad on olnud Järvamaalt esitatud taotlused. Need on olnud kõige edukamad Eestis. Te võite endale aplausi teha. Ja kui inimesed on arukad ja tublid ja professionaalsed, siis on väga suur eeldus sellele, et asjad võiks paremaks minna. Lisaks sellele on teil päris palju häid eeldusi, aga ega need ei ole teie jaoks teadmata. Lihtsalt tuleb neid paremini ära kasutada, veel paremini kui seni ja ma tahaksin ka tähelepanu juhtida veel sellele viimasele seal nimekirjas, et kui eeldused on olemas ja inimesed on olemas, siis on alati väga head võimalused kasvuks, arenguks ja kui konkurents on väiksem, siis loomulikult ka eneseteostuseks ja eneseväljenduseks. Olgu ainult julgeid ideid. Kui me kohaturunduse strateegias vaatasime, kellele siis võiks Järvamaa midagi pakkuda, siis nii nagu kohaturunduses tavaks tegelikult jagunes see 3 peamise sihtgrupi vahel. Need on tänased ja potentsiaalsed elanikud, need on tänased ja potentsiaalsed ettevõtjad ning need on külastajad või siis turistid. Vahe nende vahel on lihtsalt see, et ühed ööbivad ja teised käivad päevakülastusi tegemas. Natukene on siin tulpades ka täpsustatud, millised need inimesed võiksid olla, millised need ettevõtted võiksid olla. Aga võib-olla peaks nende asjadega minema veel täpsemaks.
sest taaskord igaühe jaoks või ükskõik milleks parim ja isegi mitte hea ei ole võimalik olla. Tuleb kuhugi fokusseeruda kellelegi ja millelegi. Ja kui niipidi mõelda, siis jõudsime selle tulemuseni, et Järvamaal on tarvis inimesi. On tarvis tegusaid, harituid, ettevõtlikke, julgete ideede ja professionaalse teostusega inimesi. On tarvis, et nad võtaksid siin asju ette, elavdaksid kultuurielu, seltsielu, külasid, looksid ettevõtteid, kasvataksid lapsi, käiksid tööl, kas siis siin või kusagil mujal ja maksaksid makse. Sest kui on inimesi, siis on ka ettevõtete töötajaid ja niimoodi tegelikult saab see ring alguse, et ei päris mitte langeda sinna muna ja kana teooriasse. On tarvis, et kogukonnad oleksid tugevad, inimesed õnnelikud ja ajaksid oma juured sügavale maasse. Seda juurte ajamist minu meelest väga hästi piltlikult toob välja või näitlikustab ka teie uus visuaal. Niisiis, ka nende sihtgruppide hulgas, mis me välja valisime, oleks kõige olulisemad samad inimesed, need elanikud, mitte ära unustades ka neid, kes siin täna on, eriti neid noori, kes siin toimetavad ja tänagi sõna võtavad, et hoida neid seotuna Järvamaaga ja loomulikult, kui nad vahepeal käivad ka ära õppimas maailmas, oma silmaringi avardamas, oma kogemusi saamas, siis nad tuleksid siia tagasi. Hea elukoht võib olla milline iganes. See on jällegi inimeste jaoks väga erinev. Üleval vasakus nurgas on üks linn, mis on valitud maailma parimaks elukohaks. Kas keegi oskab selle välja pakkuda? See on siis väljaande Telegraaf andmete põhjal top 10 number 1. Need, kes strateegiaseminaril käisid, võiksid mäletada. See on Hongkong. Ma kujutan ette, üks keskmine järvamaalane mingil juhul ei nõustu sellega, et Hongkong võiks maailma parim elukoht olla. Jällegi me jõuame väärtuste juurde. Aga kui me vaatame, mis selle taga on, kuidagi nagu mõistus ütleb, et see võiks olla hea koht äri tegemiseks. Et samal ajal nende äride taga on inimesed, nende ärides töötavad inimesed, nendel inimestel on pered ja selguski, et väga head haridusvõimalused, väga head igasugused muud sotsiaalteenused on olemas selles linnas. Aga jah, nagu te näete siit pildivalikustki, võimalusi on erinevaid. Et mis siis just nende inimeste jaoks, kes Järvamaal võiksid elada tahta, on oluline ja kuidas see võimalus siia, kas siis tulla tagasi või rajada oma kodu siin, on välja pakutud. Strateegia käigus meil tuli ka välja. Jah, seda informatsiooni on olemas, siin, seal, kolmandas kohas, me ju teame. Aga kas sihtgrupp ka teab? Kas nemad teavad, kas nemad saavad aru, kuhu pöörduda, kus on see informatsioon, kes seda nende jaoks natuke süstematiseeriks, kes tõlgiks, kes tegeleks sellega. Mitte, et peaks Järvamaal oma kinnisvarafirma tegema, kes selle kõigega tegeleb. Kui vaadata, missugused suundumused oma kodurajamisel Eestis on, siis ma noppisin siit välja, ütleme viimase poole aasta, võib-olla natukene rohkem kinnisvara erinevatest analüüsidest neid suundumisi ja mulle küll tundub, et need kõik toetavad seda, et inimesed võiksid tahta Järvamaale elama tulla, et neile võiks see siin pakutav sobida. Jah, ka teil on kindlasti neid kolhoosikeskuste piirkondi, aga trendid soosivad, ütleme nii. Samuti sellised üldisemad trendid, aina enam ikkagi väärtustatakse ruumi, privaatsust, kontakti loodusega, usun, et ükskõik kust siit Järvamaalt 10 minutit ja tulete keset loodust. Ja see on ju taastamise koht, elu on aina pingelisem, saame nii-öelda ennast taas korda sättida. Ja teine asi, et kui ütleme eestlane oma olemuselt siiski individualistina ja vahepeal kõik tohutult nagu majanduslikku järge parandada püüdes, siis ollakse tagasi jõudnud selleni, et kogukondlikud sidemed on tegelikult olulised. Et võib-olla ka liider muidugi on siin oma osa andnud, aga inimesed tahavad koos käia, tahavad suhelda, tahavad üksteist tunda, üksteise tegemistele kaasa elada ja selleks Järvamaa pakub suurepäraseid võimalusi. Samuti see teise kodu rajamise trend.
Valtur Mikita, populaarne, ülimalt populaarne kirjalik ja semiootik, just tuli tema uus teos välja, kust ma noppisin ühe tsitaadi, et see, mis meil siin Järvamaal olemas on, ma juba räägin meil, on tegelikult luksus, millest suur osa maailma inimesi tunneb väga suurt puudust. Ja veel tsitaata siin, et sageli me ise ei väärtusta seda, mis meil nii-öelda käekatsutavas läheduses on. Ja veel, et kõik siin tegelikult on tõesti käejala juures, et ma vaatasin, et kinnisvara kuulutusi, et meil on mõõdetud siin kilomeetrites neid asju, meetrites. Ja siin on siis välja võtta sellest kohaturundusstrateegia visioonist, kus on taaskord ikkagi keskendutud sellisele turvalisele, rahulikule kodupaigale, kus me saame lapsed õue lasta, kus nad saavad head huviharidust ja muidugi head haridust. Et selleta kindlasti ei saa. Aga selle asjaga on jah niimoodi, et meil võib siin tore olla, aga kui me sellest ei räägi, kui me ei tee midagi selleks, et seda teadmist ka edasi anda nendele, keda me sooviksime siin täiendavalt näha, siis ei juhtu midagi. Et siin on üks maailmakuulus filosoof nimega Puh, selle asja minu arust päris kenasti kokku võtnud. Aga mida siis teha? Kõige olulisem on, et leppida kokku. Me teeme seda, me teeme seda nii, me teeme seda sellisel viisil ja nende inimestega. Et üksi me võime olla tublid ja kõik teha enda arust head asja, nagu sel alumisel pildil, kõik pingutavad hullult. Ja eesmärk on justkui ka üks, aga paigast ei liigu. Sellepärast, et saadakse sellest eesmärgist erinevalt aru ja natukene see koordinatsioon lankab. Nii et panustage partnerlusele, panustage haridusele ja olge järjekindlad ja olge süsteemsed, sest ühe brändi loomine, ühe koha teadvusesse viimine nende sihtgruppide jaoks on pikk ja raske pingutust nõudev tegevus. Aga võib-olla lohutab see, et kui see bränd on juba loodud ja kuvand sellest on tekkinud positiivne, siis selle lõhkumine on sama pikk tegevus. Nii et varuge kannatlikkust, hoidke siht silma ees, pidage kinni kokkulepetest, tehke päriselt ära. Meil on seal tegevuskavas igavesti palju tegevusi konkreetsete vastutajate ja aegade ja numbritega. Ühe näitega räägin, ei ole veel kiristatud midagi. Unustasid see? Okay. Aga siin on üks paik, mis ennast samamoodi turundab. Kas keegi oskaks arvata, mis see on? See on üks Euroopa suur linn, pealinn. Ma annan vihjeid ka. Need on tema 5 brändielementi, millele ta oma turunduses keskendub. Hakkab tulema. Kuulsin juba õigeid vastuseid. Ja viimased kohad leiame siis roheline ja jätkusuutlik. Oleks osanud arvata, see on tõepoolest viin. Ja lisaks sellele, et nad on nii vahvad argumendid välja toonud, ma valisin selle viimase. Et see jällegi toetab seda trendi, millest me juttu olime ja mis on Järvamaa jaoks soodne. Ja teine asi, mis ma tahan siin rõhutada, on see, et kui oluline on visuaal, kui oluline on, et see on professionaalselt tehtud. Et meil on kõigil telefonid, mis pildistavad, aga kui me räägime turundusest, siis siin tuleb natuke rohkem panustada. Ja järjepidevus on asi, mida tahan ka rõhutada, et õnneks ma leidsin juba aastast 2009 turismivaldkonna trükise, kus räägitakse südamast. Ja õnneks me ei ole sellelt teelt kõrvale kaldunud. Visuaalist veel ja erinevatest kanalitest, mida kasutada. Siin on Instagramist välja võtted, kui ma panin otsingus Järvamaa päris palju toredaid pilte ja minu meelest veel väga palju toredam see, mis sõnumid need pildid kannavad, kui te vaatate sealt üleval. Mega ilus. Armastan seda. Elu nautimise koht. Peidetud pärl ja nii edasi ja nii edasi. Väärt koht, mida avastada ja kuhu tulla. Nii et turundada küll võib, aga turundamiseks peab olema toode ja selle turunduse kõrval peavad kindlasti olema nii infrastruktuur,
investeeringud, need struktuurid, kes neid kõiki asju hoiavad koos, seda turundust koordineerivad, ellu viivad ja niinimetatud need sümboolsed tegevused ja asjad ka. Et nii mõnigi kord väike asi tekitab palju elevust, nagu öeldakse. Seda sama Rakvere jõulukuuske, mis kindlasti paljudes kohalikes tekitas ka kõhedust, mille investeering tõenäoliselt ei ole teab mis suur, on näinud 9 miljonit inimest. Ja kuna nad juba teist aastat teevad seda, siis tegelikult päris palju seda mõjutab Rakveret kui kohta, kui linna. Ja kõike seda me ei saa teha ilma üksteiseta. Ja võib-olla kõige olulisem siin juures on, et kui me ise usu ja kui me ise ei vingu ja ei virise, siis kindlasti on see tulemus parem. Et iga Järvamaane on tegelikult kõige olulisem Järvamaa turundaja oma lugude ja tõdedega ja seda vastutust tuleb võtta täie tõsidusega. Need lugusid rääkides me tegelikult teemegi seda sama turundust, kui me räägime sõpradega, tuttavatega, kolleegidega. Üks slaid veel. Déjà vu. Valmistades oma ettekannet ette, rääkisime oma kolleegiga Elmo Puidetiga, juhtumisi 5 aastat tagasi käis ja modereeris siin sarnast üritust. Palju olulisi, tarku, võimekaid inimesed siin koos. Ja mis ma näen? Praktiliselt kõik need samad asjad on laual ja hea on see, et me tegelikult nagu oleme pidanud mingisugust sihti silme ees. Järelikult meil on üsna õige tee. Nüüd peaks lihtsalt vaatama, et kui pikka sammu me edasi oleme läinud, kuidas need tegevused on meid aidanud, kui tõhusad me oleme, mis on muutunud, mida asju võiks mõõta ja vaadata ja võib-olla iga kord uuesti leetumise asemel mõne asja ette võtta. Nii et siis soovitus teile julgelt tooge Järvamaa lavale ja miks mitte tehke Järvamaa pealavaks. Aitäh!